Tere, minu nimi on Kersti. Ma tegelen energiatega. Ma olen õppinud maagilise reiki meistriks ja samal ajal ma tunnen, et see tiitel on nagu selline protsessi osa, mis samal ajal tähendab seda, et ma olen tegelikult pidevalt ikkagi õpilane ja praktiseerin ja õpin kasutama seda energiat iseenda ja teiste jaoks. Ja täna tuli mul selline kutse teha selline väljatöö, sest ma olen nagu ise kokku puutunud ka sellega, et mingid kihid tulevad ja näitavad ennast, ka meie viha ja raevukihid. Ja mulle nagu tundub, et selleks, et ma saaksin kogeda seda enda sisemist armastust ja seda piiritust, mis minu sees on, siis ma ei saa nii-öelda mööda vaadata sellest teisest poolest ehk sellest varjuküljest. Et kui minu sees on väga palju armastust, siis paratamatult võib minu sees olla ka päris palju seda vastasenergiat ehk siis viha, raevu, mida ma pole võib-olla saanud kogeda või mul ei ole lubatud seda kogeda. Ja nüüd täiskasvanuna või nüüd selles hetkes või praeguses energias ma tunnen ja tajun, et mul on vaja läbi elada see koht, mida mul ennem ei ole lubatud või ma olen tundnud, et ma ei ole saanud, seda ei ole vastu võetud ja ma olen surunud ennast alla, sest see raev või viha või äng või raskus minu sees ei ole ju kuhugi kadunud. Aga selleks, et ma saaksin veel rohkem kogeda armastust, siis ma pean vastu võtma ka selle osa iseendast, sest see on ka mingis vormis armastus. Lihtsalt see on selline valus osa sellest. Või vähemalt meile tundub, kui me nii-öelda kogeme seda. Ma mingil hetkel tunnetasin, et ma olen natukene nagu, et ma sattusin niisugusesse olukorda, kus ma tundsin, et ma ei tea täpselt, mida ma siin pean tegema, nagu selles mõttes, et ma tundsin ennast iseennast nagu kartes, sest et ma kogesin seda nii tugevat tunnet, ja see ei olnud see mingi hea armastuse tunne, vaid see oli pigem, et ma tahan täiega praegu kedagi lüüa või nagu täiega karjuda, aga ma ei saanud seda sellel hetkel teha ja siis see hirmutas mind nagu selles mõttes, et kes see nagu on, et kes see on, et see ei ole ju ometi mina, et mina ju ei tunne sellist nii tugevat tunnet nagu viha mõttes, nagu nii-öelda see negatiivne on ju. Ja siis ma hakkasin mõtlema selle peale ja mõtlesin, et okei, et kas see on tõde tegelikult? Kas see, et ma olen seda tunnet või meis on programmeeritud uskuma, et me ei tohi vihased olla, me ei tohi tunda neid tundeid, et me ei tohi kogeda raevu, siis see on ju midagi sellist raev, see on ju, tundub midagi sellist metsikut. Aga võib-olla seda raevu ma ei peagi kogema kui raevu, vaid seda raevu ma pean kogema sellena enda sees, et see on minus, see on minu osa. Ja lihtsalt lubama sellele enda kehas nii-öelda lõdvestuda, vabaks minna, sest see on olnud nii-öelda nagu selline, kuidas ma ütlen, jäik rusikas, mis minu sees on kuskil minus. Ja ta ei lõdvestu, ta ei ole lõdvestunud, sest ma ei ole teda vastu võtnud, sest ma ei ole temaga mitte midagi teinud. Ja ma tunnen, et on aeg. Oli aeg. Ja kui ma küsisin, et kas ma pean nüüd seda viha hakkama enda kehast välja karjuma või peksma või mis ma siis teen, sest ma ei tahtnud enam olla selles kohas, et
et ma nagu tulen selle sama koha peale tagasi ja ma kardan iseennast. Ma ei soovinud iseennast karta. Ja siis mu keha tunnetas ennast ja ütles, et aga tegelikult Kersti, sa ei pea sellepärast peksma, karjuma, vaid lõdvestu. Vaid lihtsalt lõdvestu. Lihtsalt luba, võta vastu, et see raev on sinus. Sa ei pea midagi tegema. Ja kui see nagu mingis mõttes jõudis minusse kohale, minu keha nagu tundis, et nii, okei, see raev, see on tegelikult osa minust. See on olnud peidus. Ma ei ole lubanud sellel välja tulla, sellepärast et see tundub hirmutav, sest kui ma lasen selle vabaks, milliseks teemaniks ma muutun, siis on ju. Aga see, et me ei ole seda vabaks lasknud, on mind tegelikult muutnud mingites hetkedes võib-olla kurjaks ja vihaseks ja üliemotsionaalseks, sest et mul ei ole lubatud seda kogeda. Nii, aga nüüd läks pikalt selle seletuse juurde. Aga mida ma tegelikult tahtsin sinuga jagada, on see, et ma soovin luua sinu jaoks samuti tervendust. Sest ma arvan, et ma ei ole üksi, kui ma tunnen, et minu sees on võib-olla selliseid tundeid, mida ma kardan vastu võtta või ma kardan kogeda oma kehas. Ja siis selle peale mulle tuligi kutse, et luua selline väli, luua selline energeetiline väli energiasse, kuhu ma kutsun sind kogema, sind, kallis hing, kes sa tunned seda jaatust enda sees, et sa seda soovid. Et kui sa tunned, et see on midagi sinu jaoks, mis ei resoneeru sinuga, siis mine edasi. Aga kui sa tunned kutset, et sa soovid tulla sellesse energia välja, siis ma olen kutsunud siia oma valgusmeeskonna ja oma teejuhid. Ja ma olen kutsunud siia meid toetama peainglid ja valgusmeeskonna liikmed, kes saavad panustada selle välja loomisesse niimoodi, et see oleks meil kõigile turvaline. Ja kui sina tunned kutset sellesse siseneda, siis sa kas enda sees ütled jah ja kujutad ette, kuidas sa astud ühele suurele väljale ja sa oled kaitstud oma turvalises mullis, kuhu tulevad kaasa sinu kaitseinglid, sinu teejuhid, kes iganes sinuga koos peavad tulema sellele teekonnale kaasa. Ja ma loon sellele väljale just sinu jaoks selle paketi ja need koodid, mis panustavad just sulle selleks, et kogeda seda iseennast, kes sa oled. Neid aspekte, mida sa oled kartnud. Kus sa saad olla vastu võetud, kus sul on ruum, kus sul on ruum kogeda, et sul on turvaline, kus sul on selline tunne, et sinu ümber on kellegi käed, kes sind kallistavad ja toetavad selles protsessis. Ja see on nii tore, kuidas sest mina näen seda välja siin. Kui ma panen silmad kinni, ma tunnen seda energiat. Aitäh, kallis valgusmeeskond ja kõik, kes on tulnud panustama, sest ka need hinged, kes siia sellesse energiaväljale jõuavad, panustavad üksteisele. Me teeme koostööd, me võimendame üksteist.
ja lihtsalt luba endal kogeda seda, et sa oled vastu võetud. Ka nende osadega, mida sa oled peljanud näidata nii teistele, aga ka iseendale. Kui sa oled kartnud iseennast vastu võtta ja iseendale näidata seda viha ja raevu, mis sinu sees on. Luba oma kehas kogeda seda just nii, nagu see tahab tulla. See võibki tulla viha, kisana, nutuna, naeruna või see võib tulla täieliku lõdvestumisena. Ükskõik, kuidas see sinu kehas soovib tulla, lihtsalt luba sellel tulla. Ja ma palun sind, kallis hing, kes sa siia tuled. Et sa lubad teha koostööd teiste hingadega, kes siia jõuavad. Et me tervendaksime ja looksime selle võimenduse siia üksteisele. See on nii äge, kuidas energia töötab, sest see energia juba töötab. Isegi kui mina teen seda praegu siin üksinda, siis energias sina, kes sa siia jõuad, oled juba valmis. Sa tunned kutset, sa tunned sisendit, hinga. Hinga ja võta vastu. Sa võid tunda ka oma kehas mingit turvalisusankru loomise kohta, et kui sa tahad ankurtada oma hingamist kuhugi oma kehas, südamesse, väikese võimikusse, sakraalkeskusesse. Mõne jaoks on see haarapunkt. Kes ei tea, mis on haarapunkt, siis see on nabast niisugune paar sentimeetrit allapoole ja siis sisse. Hinga sellesse kohta, mis iganes sinu jaoks tundub õige. Mõne jaoks on see kõrikeskus. Aga mulle tundub, et päris paljude jaoks on see ikkagi süda ja sakraal. Mille kaudu me loome seda tervendust oma kehas, mille kaudu me laseme vabaks need emotsioonid sealt, mis on olnud seal peidus ja ühisväli töötab väga hästi. Tunneta, kuidas sina oma kehas tunned kogu seda energiat, kogu seda siin. Sa võid nagu mõelda, et see on nagu midagi imelikku, mis ma siin teen. Aga energia võib olla selline vabastav, kui see toimib. Ja mina tunnen seda oma kehas, kuidas see toob rõõmu. See vabastus toob rõõmu. Isegi kui see võib tulla sulle valuna, kui sina koged seda valuna enda kehas, ängina, karjumisena. Siis see protsess ise vabastab su kehast. Lubame vabaneda sellel
alla surutud emotsioonidel, kõigel sellel, mis on sind takistanud tundmas seda armastust, kes sa oled. Kuidas see väli soovib edasi toimetada, kas siin on vaja mingit impulssi? Uue energia, tervenduse energia. Puhastame kõik selle, mis enam ei toeta, mis enam ei ole sinu jaoks. Tõstame sind sellesse energiasse, mis sinu jaoks nüüd on võimalik vastu võtta. Nii nagu on sinu kõrgema hüvanguga kooskõlas. Tõstan sinu sagedust, tõstan sinu vibratsiooni ja me teeme seda kõik koos, sest me võimendame üksteist. Tõstame üksteist välja sellest, kus me olime. Tõstame üksteist kõrgemale, tõstame üksteist lendu. Kas sa oled selleks võimeline? Tänan sind, armas teekaaslane, kes sa tegid selle kaasa. Ja kes sa võtad selle kaasa, sest see protsess alles töötab sinu kehas. See alles läks käima. Kui sul on vaja läbi selle iseendale tuua mingisugune info, mingisugune taipamine, mingisugune selgus, siis see jõuab sinuni ja sa saad aru, kui see jõuab sinuni. Me loome selle selguse siia. Su teejuhid. Su kõrgem mina aitab sind. See võib tulla ükskõik kust, see võib tulla läbi mingite sõnade, läbi laulu. Ükskõik kuidas, aga see tuleb. Ja sa saad aru. Ja ma tänan, et sa lubasid endal seda kogeda. Ja ma tänan, et me võimendame üksteist, et me aitame ja tervendame üksteist, sest me loome koostööd, me teeme koostööd. Ja täna sina ka oma kaaslaseid, kes iganes sa tundsid, et sind aitasid. Ma tänan kogu seda valgusmeeskonda, peaingleid, kes tulid ja liitusid meiega, kes hoidsid meile seda turvalist valgust, kes toetavad meid ka edasi nendes protsessides. Kes näitavad teed, kes aitab luua seda. Ja see väli siin, ükskõik mis hetkel sina siia tuled ja seda näed, see väli on alati kaitstud. Ja nii nagu sinu kõrgem hüvang on loodud, võtab selle vastu. See on alati sinu jaoks parimal võimalikul moel, kooskõlas armastuse energias, tasakaalus, turvaline, inimene. Aitäh sulle. Aitäh sulle. Ja oleks tore, kui sa jagad ka seda, kuidas sa kogesid, mida sa kogesid, kas sa üldse midagi kogesid.
see muutis, kas see muutis? Ma tean, et see loob, isegi kui sa ei tunne seda, siis energia on väga huvitav. See võib sinuni jõuda siis, kui sa seda kõige vähem ootad. See taipamine.